oli täll aastal motoks vaikides vaenu vastu ei saa. Aga teatavasti on ju EKRE just see erakond, kes ei nõustu sellega, et toetatakse seksuaalvähemusi toetavaid mittetulundusühinguid. No kuidas asi kõik lahenes, hakkame otsast minema. Paraadile ja meie välisminister on ilusti taas kord kohal. Kuhu siis paraad täna viib? No ikka edasi, tulevikku, helgesse tulevikku. Mul on väga hea meel, et 3 aastat tagasi Eesti võttis vastu abieluvõrdsuse seaduse ja nagu te näete, siis pärast seda enam ühiskonnas sellist nõmedat, alandavat konflikti ei ole ja palju rõõmsaid inimesi iga aasta koguneb. LGBT pluss rongkäiku ehk rahvakeeli geiparaadi turvasid nii politseinikud kui ka turvamehed. Vaenu õhutajaid silma ei jäänud ja keegi kellelegi keskmist näppu ei näidanud. Küll olid osad plakatid üsna krõbeda sõnumiga. Käi tagumikukomisjon, mida see tähendab? See tähendab seda, et Eestis transinimesed ei saa ise otsustada oma identiteedi üle, sootähist vahetada ega ka hormoonravi. Teie ise defineerite ennast kuidas? Mina pean ennast naiseks. Aga sünnipäev olete mehena? Jaa. Mida te tundsite, et te olete pigem ikkagi naine kui poiss? No seda ma tundsin terve elu, aga kui ma hakkasin ennast muutma, oli kuskil aasta tagasi, sest varem oli võimalusi väga vähe sellest. Esmaspäeval alguse saanud Baltic Pride 2026 saab lõpu homme. Tänane paraad oli üks paljudest ettevõtmistest, kui kindlasti üks silmapaistvamaid. Selleaastane sõnum on vaenu vastu vaikides ei saa, mille mõte on siis see, et märgati juba väiksed sellised agressioone LGBT kogukonna suunas, näiteks mingid naljad, halvasti ütlemised. Mis on kõige suurem murekohad siis seksuaalvähemustel aastal 2026? Somewhere in the background here, they show the clip of me. Võrdleme seda õiguste kaarti, siis umbes 50% on täis ja 50% on veel minna, nii et seal on oma jagu, aga välja tooks kindlasti transinimeste õigused. Avage, et mis õigused nad vajavad ja mis õigused olemas on ja mida nad vajavad? Ütleme, et me räägime siis võimalusest pääseda ligi meditsiinilistel teenustele inimlikult ja pääseda ligi juriidiliste andmete muutmisele. Ma olen transnaine. Yeah, there, the last clip, the very last clip, that was me, the blue-haired one. With the cat ears. On raske transnaisena Eestis elada, mis kõige rohkem erib? Mida peaks kohe muutma? No nagu ma ütlesin, komisjon, see on halb süsteem. Inimesed peavad aastaid ja aastaid ootama, et tervisehoidu saada, tervisekindlustust. Aga kui te tulite nüüd transnaisena hakkast elama, kuidas teie vanemad või ütleme sõbrad, lähedased, kuidas reageerisid sellesse? Ei, no mitte hästi, mu vanemad on väga usklikud. Ma olen nüüd välja kolinud ja loodetavasti ma ei kokku. Yeah, sadly, that's the reality in this country. A lot of old bigots who don't understand people. Järgmise aasta märtsis tulemas valimised, siis mis erakond on kõige, ütleme, LGBT sõbralikum? No, sotsidele ikka loodaks ja vaataks võib-olla reformidele ka otsa, sest tuleb välja, et reformide valijad seda ootavad, et kui me vaatame viimast Inimõiguste Keskuse avaliku arvamusuuringut, siis sealt tuleb ikkagi välja, et Reformierakonna valijad ootavad rohkem, et erakond toetaks LGBT kogukonda. Samal ajal, kui teie siin kõnnite, teate, et Estonias koguneb EKRE erakond ja EKRE kongressil, mis te EKRE-st arvate? Ja ma tõesti ei teadnud seda, mulle isiklikult ei ole EKRE vastu midagi küll, aga küsitav on võib-olla nende mõned väljaütlemised. Tuletame meelde on ju valimisloosungid, et tuld kooselu seadusele, mis tegelikult on vaenu õhutav. Tere, kas teie olete nüüd poiss või tüdruk? Mõlemad? Jah. Kuidas see võimalik on? Mulle meeldib väljendada ennast niimoodi, nagu ma olen tüdruk, aga nagu ma ei ole stereotüüpiline tüdruk, nagu et ja ma võin välja nagu poiss, näha välja nagu tüdruk, aga millest vahe on? Ma olen inimene. Baltic Pride toimub alates 2009. aastast kordamööda Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Sel aastal siis pidutseti Tallinnas.